Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Arvo Aller ja teemaks on majandus. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja. Siit on hea edasi minna, et kellel kui palju raha kätte jääb ja nüüd uuest aastast, kui te ütlete, see maksuküür kaob ära, siis tegelikult juba 1. juulist käibemaks tõuseb, mis kandub kohe ka lõpphindades, ehk siis see kandub kohe eluasemesse, see kandub kohe lastega peredele, see kandub kohe kütuse hinda, see kandub toiduainete hindadesse ja juba te hakkate eelnevalt seda raha rahvalt ära võtma ja nüüd siis suure võiduna te demonstreerite siin selle tulumaksuvaba miinimumi 700 euroni tõusmist. Aga lähme riigi majanduse juurde ja see nädal avaldati siis rahvusvaheline konkurentsivõime edetabel, milles oli nimekirjas 69 riiki ja Eesti on ka seal riikide nimekirjas ja mitte üllataval kombel 5 rikkama riigi seas, vaid kellele kuidas meeldib neid erinevaid tabeleid vaadata ja numbreid, siis üldjärjestuses oleme 33-ndad, tipu ajal olime 22-d ja kui võtta majanduse seisundi olukorras, siis me oleme 57. kohal 69 riigi seast. Ja selle konkurentsivõime osas on siis Leedu tõusnud eelmise aastaga 9 kohta aastaga ning Läti 7 kohta. Ja nemad on nagu siis meie regiooni konkurentsist kõige enam võitnud, et Eesti on jäänud kas millegi toppama ja Eesti on siis jäänud nagu ootele. Et minu küsimus on, et mis on siis Eesti riigi tegevused, on meil midagi lätlastelt õppida, on meil midagi leedukatelt õppida, et millised on Eesti riigi tegevused, et meie konkurentsivõime antud kontekstis ja üleüldises maailmapildis paraneks. Aitäh! Aitäh! Asjalik küsimus. Ma mõned märkused siin teen, et kõigepealt inflatsioon ehk selle sama hinnatõusu juurpõhjus on ikkagi palgatõus. Et seda ka Eesti Pank kirjeldab, kui te vaatate Eesti Panga või Swedbanki analüütikute, teiste analüütikute kirjeldusi, siis 2/3 umbes hinnatõusust, see on Eesti Panga kirjeldus, on palgatõusust toormehindadest. Ütleme, põllumajanduses, ma arvan, ja toormehindade kujunemisega olete teiegi hästi kursis, et seal on palju erinevaid nüansse, alates haigustest kuni kliimamuutumiseni ja nii edasi. Ja umbes 1/3 on seotud inflatsioonist maksudega. Peamine siis seal on autode registreerimistasu. See, mida riik saab teha inflatsiooni vähendamiseks ja hea uudis on see, et järgmisel aastal inflatsioonimäär ka hakkab alanema Eestis, saab teha, on vähendada riigi kulutusi, avaliku sektori kulutusi, et see ei ole kuidagi Eesti enda leid, seda tegelikult on ka teistes riikides proovitud, et isegi Ameerika Ühendriikides vist viimati on see sõnum olnud just, et inflatsiooni ohjeldamiseks just riigi kulutusi kärpida. Et seda on ka mujal tehtud ja me oleme riigis kokku leppinud 3 aastaga erinevate kulutuste vähendamise 1,4 miljardi võrra. See tähendab seda, et avalik sektor saab kärbitud 10% võrra, välja arvatud õpetajad, politseinikud, kaitsevägi ja pensionid. Ja see tähendab seda, et selle aasta eelarves tööjõu ja majandamiskulud vähenevad 1,1%, valitsemiskulud vähenevad esmakordselt, mis on päris tähtis, pärast 2009-2010 aasta suuremat majandus- ja finantskriisi. Ja eelarve kasv on ka väiksem kui üldine majanduse suurus ja majanduse kasvavad eeskätt just riigikaitsekulud 9,3% ja sotsiaalkulud 7,6%. Avaliku sektori palgakasv, ma räägin avaliku sektori, mida riik saab teha tegelikult kärpimise poole pealt. Avaliku sektori palgakasv on ka 2 korda aeglasem kui kogu palgatõus. Et kui Eesti tööturu üldine palgatõus eraavalik oli kokku 8,1%, avaliku teenistuse palgatõus on 4% ja ametnike palgatõus on 3,7%. Nii et see kirjeldab seda, mida me avaliku sektori poolelt saame teha inflatsiooni kärpimiseks. Tippettevõtjatega koos muudame me ettevõtluskeskkonda, ärikeskkonda oluliselt konkurentsivõimelisemaks. Valitsus.ee leheküljel on üle 200
nüüd juba üle 200 erineva sammu, mida me oleme selleks teinud, saate vaadata, Viljar Arakase juhtimisel Eesti tippettevõtjad käivad koos. Ja mis puudutab konkurentsi edetabelit, siis Kaspar Oja kirjutas sellest eile Delfis pikemalt, ma seda lugu soovitaks. Aitäh! Aitäh! Ja Arvo Aller, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, ja istungi juhataja, lugupeetud peaminister, et neid artikleid lugeda ja ma lugesin ka seda teie ministri Keldo artiklit ja see on väga kõnekas, et hea, et me jäimegi samale kohale 33-ndaks, et siis ma saan aru, et Reformierakonna idee on see, et paigalseis on edasiminek, et me ei peagi nagu rohkem midagi tegema ja oleme sellega rahul, mis meil on. Ja kui nüüd lugeda veel teisi artikleid seal, siis leedukad ütlevad, et kõige parem, mis nad on Eestist õppinud, on see, et näide Eesti vigu. Et meie võiksime hakata ka naabritelt õppima, näiteks leedukatelt ikkagi, et mis leedukad on siis nii palju hästi teinud ja nii palju paremini teinud, et nad on jõudnud 9 kohta tõusta terve aastaga. Aga kui siseminister siin ühes vastus ütles, et nemad ei lähe majanduse kahanemise suunas selle võõrtööjõu sissetoomisega, siis meil on ju 60 000 inimese ringis on töötukassal arvel, kes on töötud, et nende inimeste töölevõtmine oleks minu arust väga otstarbekas ja mitte riiki tuua inimesi, kes hakkaksid Eesti inimeste töökohti hõivama. Aga ikkagi, et nüüd on need tippettevõtjate kontekstis, te rääkisite, et tippettevõtjad annavad teile üle 200 soovituse ja mida te teinud olete. Et ikkagi, mis on see riigi tegevus, et Eesti jõuaks ükskord jälle Balti riikide nõnda nimetatud lipulaevaks ja nii oma konkurentsivõimega kui ka oma inimeste heaolu osas. Aitäh! Jaa. Registreeritud töötute number on muidugi veidi teine, kui te viitasite, et selle saate pärast üle kontrollida. Nüüd kõigepealt, mida me teeme? Ja ma ütlen see alguses, et ütleme, et üheskoos, mida me siin mitmekesi saame teha üle kogu välja, on kindlasti Eesti elus optimismi sisendada ja ma olen peaaegu kindel, et te pingutate selle nimel terve suve, et öelda inimestele, et asjad lähevad paremaks. Kui ma eksin, siis ma vabandan sügisel. Nüüd maksukoormuse vähendamine, kindlasti esimene asi. Nagu ma enne tõin näite teie kolleeg Mart Maastikule, kes ma arvan sai kogu need faktid ilusti kirja, maksukoormus langeb järgmiseks aastaks 1,2%. See tähendab seda, et inimestele majandusele jääb rohkem raha kätte investeerimiseks tegevusteks. Täna on Riigikogu päevakorras seesama eelnõu, millega maksukoormust vähendatakse, kaob ettevõtete kasumimaks, mis on kindlasti väga oluline sõnum ärikeskkonna mõttes ja langeb ka tulumaksukoormus eraisikutele. Seesama, mis on seadustes praegu, et tulumaksustamine algab 1. eurost, see siis nüüd kaob. See aitab jälle sotsiaalse õigluse mõttes just väiksema sissetulekuga inimesi, keda see oleks rohkem puudutanud, näiteks pensionäre, aga teisi väiksema sissetulekuga inimesi. Ja nagu ma ütlesin, majanduse valdkonnast või maksude valdkonnast, mis kindlasti puudutab inimesi, on selle veidra astmelise tulumaksu kaotamine, mille tulemusena 2026. aasta algusest inimeste tulumaksuvaba määr tõuseb kõik 700 euroni, kõigile jääb rohkem raha kätte, rahva majandusse jääb 100 miljoneid ja pensionäride tulumaksuvaba määr jääb 776 euro juurde kõrgemale. Nüüd nende bürokraatia vähendamise otsuste kohta, jah, et kui teil on hetk aega, siis võite vaadata valitsus.ee leheküljele, seal nad on kenasti nagu mugavalt vaatamiseks kokku koondatud, seal on majanduse kasvu nõukoja otsused, saate sealt vaadata täpsemalt. Mõned näited. Üks on töölepingu seaduse muutmine, mis aitab inimesi paindlikult tööturule tagasi. Seda, ma arvan, siin parlamendis oleme juba debateerinud ka, sotsiaaldemokraadid heidavad seda väga ette, et inimesed paindlikult saavad töötada, aga midagi teha ei ole. Nendega koos me seda tehtud ei saanud, nüüd teeme ilma nendeta. Samamoodi süsinikuturu nõuete edasilükkamine transpordile, hoonetele, see on meie positsioon. Erinevate keskkonnalubade lihtsustamine, looduskaitsepiirangute vähendamine, kestlikkusaruande mahu ja esitajate arvu vähendamine, paberitšekki ei ole vaja välja trükkida, erinevad ehituskeeluvööndite vähenemine näiteks üleujutusaladel ja nii edasi. See on väga pikk loetelu. Ma olen toonud siin erinevaid näiteid moppidest ja äridest ja kõigest muust. Kõiki neid asju me teeme ja ma ütleks, et selle valitsuse
praeguse Reformierakonna Eesti 200 valitsuse üsna selline agressiivne tegevus koos ettevõtjatega ongi suunatud sellele, et Eesti tulevikus oleks majandusega väga konkurentsivõimeline. Ja eks see positsioon veidi peegeldab lihtsalt meie 2 aasta majanduslangust, et küllap sellest ka see positsiooni püsimine samal kohal selles edetabelis ka on. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud Kristen Michal. No see on tore, mida te lugesite meile, et te piiranguid ja igasuguseid regulatsioone vähendate. Ja minu küsimus on nüüd natukene teise kandi pealt kui eelküsija küsimused, aga puudutavad majandust siiski. Teatavasti Eesti sõlmis Läti ja Leeduga evakuatsiooni teemalise lepingu, mis puudutab siis seda, et ka sealt võidakse meile tuua või sealt võib saabuda meile hulgaliselt neid inimesi, keda evakueeritakse. No Vilniuse linnapea on öelnud, et vajaduse korral evakueeritakse kogu Vilniuse linn, mis on umbes 600 000 inimest. No kuhu siis, eks me ei tea. Aga küsimus on nüüd selles, et millega on tagatud nii Eesti oma inimeste toidujulgeolek, kui ka siis nende juurde toodavate või ka Eesti oma linnadest maapiirkondadesse hajutatavate, evakueeritavate toidujulgeolek. Ma ei näe praegu seda ressurssi, millega on võimalik ära toita Lasnamäed ja kõik Karoliniškaid ja muud igasugused teiste naaberriikide paneelelamute, suur kortermajade 100 000 inimesed. Minu arvates oleks vaja praegu kiiresti astuda samme, et võtta maha kõik piirangud individuaalmajapidamistes, seapidamise, lehmapidamise, kanapidamise ja nii edasi soodustamiseks. Ja kas valitsuses on sel teemal arutelusid olnud? Kas te kavatsete neid samme astuda? Sest vastasel korral, ja ma olen rääginud meie maaettevõtjatega, nad ütlevad, et oma elanikkonna me toidaksime veel kuidagi ära. Aga kui tuleb kuskilt mujalt juurde, siis meil seda lisaressurssi kuskilt võtta ei ole. Et minu küsimus on, mis on valitsuse sellekohane plaan, et ära toita nii oma inimesed kui ka kuskilt mujalt siia saabuvad inimesed? Aitäh! Aitäh! Jaa, aitäh. Siseminister tegelikult selle valdkonnaga ju tegeleb, et ta oleks võinud seda teile või saab teile tulevikus täpsemalt kommenteerida. Et see on tõsi, jah, sellised evakuatsiooniplaanid ja lepingud erinevate riikide vahel on ja tulevikus ehk need laienevad ka Põhjamaadega samamoodi, et naabrid ikka aitavad üksteist keerulises olukorras ja mis tahes riskide jaoks tuleb olla valmis, eriti kui me teame oma agressiivset naabrit, et seal pole ju vähimatki kahtlust. Kui teil on ettepanekuid erinevate piirangute kaotamise kohta, siis need ettepanekud on alati oodatud, võtame tänuga vastu. Ka selles peaministri nõukojas on põllumajandusettevõtjate esindaja, nagu metsandusettevõtjate esindaja on olemas. See nõukoja koosseis on avalik ja me täitsa teadlikult astumegi samme, nagu ma juba ütlesin, muuhulgas ka erinevate nõuete piirangute kaotamiseks, mis aitaksid Eesti ettevõtjatel muuhulgas ka põllumajandussektoris paremini hakkama saada. Aga veel kord, kui teil on häid ettepanekuid, hea meelega võtame need ettepanekud vastu, saatke palun need ettepanekud mulle. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise.